Teeme korraliku kõne ikka siis. Nii, täna on meil neljapäev ja kell 9 õhtu tuleb FOMC statement'i pressikonverents. Tavaliselt sellel ajal me oleme näinud päris korralikku volatiivsust turule. Ehk siis see on kindlasti üks põhjus, kus me võime täna mingi movie saada. Võib-olla peabki veits hiljem treidima, sest sisuliselt eurole ega uuesti ei tule meil mitte midagi ennem. Võib-olla neid oranže filtre, no midagi siin on. Economic, unemployment claims. Koroonanumbrid lähevad järjest suuremaks, aga unemployment claims läheb vähemaks, mis on päris huvitav. Sisuliselt see on nagu väga hea tegelikult majandusele. Aga jah, suures pildis on suht rahulik. Ei saa öelda, kui rahulik, selles mõttes täna tõenäoliselt saame teada, kes presidendiks saab. Aga nii, dollar igastahes väga-väga ilusasti ikkagi reaktiski sellest kohast, mis me siin nädala alguses rääkisime, on ju. Just need market cap'id ja need psühholoogilised levelid. Olid minu arust seal need võtmekohad, nii kui palju kokku sattumisi ühes kohas. Tavaliselt hea indikaator. Price action'i poolest samuti kaunis. Kõik struktuurireeglid kehtisid. Ideaalne setup minu arust. Aga nüüd me oleme reaalselt siin all market cap'is, aga me ei ole seda päris ära fillinud veel. Struktuurilises mõttes. Mina isiklikult jään ikkagi sellele arvamusele, et siit hakkas meie uptrend, eks ju, nii-öelda, et tõenäoline retracement faas, eks ju. Nagu näha, siis tegelikult see väga kaua ei kehtinud, on ju. Siit tuli küll väike bounce, aga tegelikult me oleks tahtnud näha kõrgemat close'i ikkagi. Nii, selle asemel, mis me tegime, me kogusime reaalselt juurde liquidity't ja siis tulime väga raskelt allapoole, lõhkudes ära meie counter trendi, võttes välja väga-väga lõviosa liquidity't ning seejärel minnagi hinnaga sinna, kus on veel liquidity't, eks ju. Et tegelikult saada jätkata suunda allapoole, on ju. Et niimoodi vaatan mina seda dollarit. Hetkel ikka veel bearish, pole midagi muutunud. Lihtsalt see koht, kui tavaliselt sell tehinguid otsida, siis tegelikult väga-väga discounted on ikkagi kõige mõistlikum. Ja kui me hetkel vaatame, kus see hind on, siis juba selle põhjal ma ütleks, et ma annaks talle lihtsalt reaalselt aega, sest ta ei ole hetkel kuskilt moodi nagu discounted. Siin on natuke raske teda isegi analüüsida selles mõttes, et meil on see market cap, saan selle välja joonistada, kus sees me võime mida iganes näha, et me reaalselt treidime seda ja isegi kui me siit ülevalt sell tehinguid otsisime, siis target oli ikkagi see cap'i fill, eks ju. Et sisuliselt tal on tulla küll veel. Daily cap. Ma pigem olen arvamusel, et me ikkagi lähme alla dollariga. Asian high'st midagi. Okei, vaata, mis eurost räägib. Vaata, euro on ka huvitava koha peal tegelikult. Euro, kui me eurograafikut vaatame, siis me saame aru, et me oleme tegelikult discounted levelil, on ju. $78.86. Kena. See price action ei ole just kõige veenvam, ütlen ausalt, et ta peaks jätkama suunda ülesse poole. See on ikka über choppy, ütleks mina. Ja reaalselt natuke top to down'i teha. Siin on meil see viimane candlestick. 490. Ja, me oleme siin juba ära käinud peaaegu. Mis me teinud oleme hetkel. London session pole küll avanenud veel, aga liquidity on välja söödud, see on hea.
lähme veel väiksemale timeframe'ile. Oleme ilusti suutnud liquidity't juurde teha, eks ju. Major imbalance. Not bad. No sisuliselt kõige tugevama confirmationi sellele selli annaks a la sellises stiilis price action. Et me tuleme, võtame need selle ära, siis tuleme ülesse või me tuleme siit ülesse. Aga tähtis oleks see, et me close iksime läbi selle leveli. See candlestick, mis on siin on, see institutional. See ei näitaks erilist vastupanu ja siis oleks nagu kõlbulik juba seda võtta. Täiesti reaalne, mis võib täna juhtuda, et hoitame silmad kõrvad lahti. Ja tehingu mõttes potentsiaalne 1.9 olete niimoodi. Panna imbalance siis. Jah. Midagi sellist mõtlen mina. Kui vaadata GBP USD-d, siis tegelikult eile päris hea trade oli seal New York Stock Exchange ajal, kes võtsid, et ilusti pani minema, selles mõttes, et ei kaotanud. Mul isiklikult oligi niimoodi, et ma võtsin 180 oli see number, kus mul oli üks siin. Ja. Siin võtsin väikse partiali, panin break-evenisse, läksin muid asju tegema ja tuli tagasi break-evenisse selles mõttes. Mitte midagi hullu, täiesti normaalne. See on üldse päris choppy, päris volatiivne on just see GBP USD. Natuke teistmoodi ka eur. Aga nagu näha, siis nüüd me oleme reaalselt päris korralikku jõudu hakanud näitama. Mulle ikkagi rohkem jääb silma see alumine ots. Meenutab nagu dollarit natukene. Päris tugev candlestick ka meil. Muidugi väga vägev oleks olnud siis, kui me oleks siit tegelikult läbi close'inud, liquidity't juurde teinud. Aga me ei teinud seda. Mina panen isiklikult ühe lerdi siia. $620. Imbalance. Väga korralik manipulatsioon on ju. Institutional candle. Sisuliselt siit oleks kõige parem müüa teda. Eks näha ole, target on meil ees. See on põhiline üleval pool, kui me siit reaalselt rallima hakkame. No siis tegelikult peaks tulema higher high. Eks näha ole, kas ta annab siin midagi või mitte. Kuna see on niisugune tunni aja markup, siis 5 minuti distribution. Ja ma panen selle. Nii. No, kuld on küll kusjuures sarnane EUle, kes Marko, vist sina ütlesidki. Nice. Mis asja? Või Kevinit tähendab, vabandust. Ei, okei. Ega sa ei solvunud? Ei, muidugi mitte. Marko, Kevin, Indrek, vaid pole sama. Okei, tere Joosep, Kalle, Malle. Rakett-tiim. Rakett-tiim, just. Nii. Mis see oli? Kus
sinna jõuame. Aga kuld on samamoodi tegelikult, jah, ta on kinni jäänud, tal on nagu raske üles ronida, kuigi ta on nagu korduvalt reaalselt üritanud. Samamoodi siuke tunni ja timeframe, väga lihtne koht, kus me reaalselt vaatame peale, saame aru, et midagi on siin toimunud. Päris hea see volatiivsus tuleb. Et no kui ta on nii kaunis, sisuliselt, kui me vaatame 5 minuti timeframe'i, siis ta võiks midagi sellist teha küll. See oleks päris aus. Aga noh, elame-näeme. Muidugi mulle tegelikult meeldis natuke rohkem see 15 minuti timeframe isegi. Et kuna ta on nii choppy, siis äkki tõesti me võime ikkagi nagu veits suurema timeframe'i distributioni saada. See oleks veenvam veel. Ja, ma sealt alast tahaks küll paid, mis sa siin alla märkisid. Aga kuigi ma olen kullal pullis ja ma olen tegelikult EU-ga pullis ja ma olen dollaril pigem väga peeris. Kui vaatan praegu siin graafikud, ma võin rasheerida korra ja näidata, mis ma näen. Absoluutselt. Oota, sa olid Dixil olid peerish? Jep. Siis on suht same ju. Nii, sa võid stoksid ka üle lasta. Mul on Ker 31 setup tegelikult. Saada palun. Aga mul analüüsi ei ole, aga ma lihtsalt oskan öelda, et 1, 2, 6, 4, 9 peal on käpp ja sealt ootan selli. Palun share screen ka. Vapu. Kui sa nii ilusti ütled, siis ma ikka lasen. Aitäh sulle. No veris meid. Näeb, jah. Just täpselt. Mis sa rääkisid sellest Kerrist? Vaatame selle Kerri kiirelt üle, Ker 30 või? Ei ole siuke. Käpp on 1, 2, 6, 4, 9 ja ma arvan, et see praegu liigubki sinna ja siis sealt pistab alla nagu US 30 tegi. Mis ta see? Ker 30. Nope. Taksna. Taks oli võtta, jah. Taks 30 võtta. Kuidas ta liigub? Kuidas see contract size sul on? Ei tea, ma ei näe millegi pärast seda. Suhteliselt sama, mis US 30-l. Sorry, aga ma tõesti ei leia seda praegu mitte kuskilt üles, seda näete, et seda lihtsalt ei eksisteeri ei Ker 30 ega Taks 30 minu graafikutel. Ma tean, et MetaTraderist ta mul on olemas, aga siit meil oli pärast TradingView on imelik vahepeal ja teeb siukest pulli. Ma ei tea, miks. Ma kahjuks ei saa sind praegu aidata ja... Vahet ei ole, vaatab New Yorgi ajal. Tavai. Miks dollar? Vaadates eelnevat päeva, siis meil jäi küll bullish close, aga teist korda bounce ib väga kiirelt, eriti see reaktsioon siit. Põhjused on palju, miks alla tule on see käpp väiksemate timeframe'idel leiab veel tegelikult siin alas neid käppe ja selles mõttes ikkagi minu jaoks on see on veel bearish structure, mis sest, et me oleme teinud selle, kuidas öelda, siin nii-öelda break of structure'i nüüd intraday oma sellelt alalt vaadates, et jah, siin on võimalik potentsiaal ala, et dollar tuleb ülespoole korra. Ma ise pigem isiklikult näen seda, kuna ma vaatan, kui ma vaatan Eurosti graafikut nüüd daily peal, siis me hoiame ilusti seda viimast institutional candle'i ala, meie close on ülalpool, me bounce'ime 1.160220, tegelikult väga ilus psühholoogiline level, me võtsime välja eelnev liquidity, meil on üleval imbalance'id, meil on üleval equal high, et suures plaanis olen ma Eurostil bullish, tahaks lihtsalt näha teda mingit retracement'i enne veits alla poole, et see ise peale saada ja kui vaadata nüüd seda viimaste 4 tundi candidate price action'it ka, siis see on ikka, siin on ainult bullish close'id.
et ma seda turgu kohe müüa küll ei tahaks ja millegipärast mind ei veena see koht ka nagu müüma seda turgu, kui siin alas ei näe reaalselt mingit, vähemalt mina isiklikult ei näe ilust distribution'it, siis ma ei tahaks seda selli teha, aga 2 potentsiaalset ala näiteks 15 vintsa peal vaadates on siin, kus on meil Asian load. See ala siin on Asian load. Potentsiaalselt on meil ka siin on equal load. Võib tulla ka nendest läbi, võib vaadata näiteks seda candle'it ja kui ta tahab allapoole pudistada, siis mul on alert ka siin paigas, et siin on ka veel imbalance'it ja equal load ka siin kohas olemas, et see oleks tõesti siuke max premium koht, kus vaadata paid. Aga jah, mina olen bullish nendega, samamoodi olema ka kullaga tegelikult bullish. Praegu on küll siin ilus see reaktsioon, millest Kapuga rääkis ja märkis ära isegi ühe ala. Ma mäletan, kas sa, Kaspar, märkisid ära selle ala ja mina jälgin ka seda ala, kus mul on alert paigas, et kust järgmist paid otsida kullale. Võt, kiirelt käisin üle, nii palju nendest stockside idee on see, mis all on, jagas ka eile graafik, seal tähendab meie trade room'is. Viimane institution candle, siin üleval on küllaltki balance price section, siin on viimane institution candle, bounce alla, jätti siin balance'i, nüüd on veel Asian high meil mängus, võiks need välja süüa, siin on meie equal load, imbalance'it ja allapoole on ka tal põhjust tulla. Et stockside osas samamoodi, jah, me lõpuks jõudsime siia, kus me tahtsime jõuda see nädal, vähemalt mina tahtsin. Me nägime ära selle daily institutional bounce'i, väga ilus reaktsioon ja võiks nagu näha nüüd edaspidi tegelikult allapoole liikumist, et siin on ikkagi struktuuri break eelnevast. Et potentsiaalselt uus 30 näha veel allapoole, vähemalt näiteks siia liquidity järgi. Aga ja me ei tea, selles mõttes tegelikult praegu, see võib ka see nädal väga vabalt juhtuda. Meil on NFP, meil on need FMO, MC uudised õhtul, meil on presidendi valimised. Et eks näis, mis aeg toob. Eks näis, mis aeg toob. Aga mis ootad, mis aeg toob? Metatraderis sinist, nagu viimasel ajal. Not bad, on ju? Muidugi. Absoluutselt. Kas sa US vaatasid üle või? Jaa, ma USist rääkisin just. Okei. Mis näärad? Sinu küsimust enne, mis sa panid meie gruppi. Ma vist sain juba enam vähem. Ise vahetasid parooli ära. Ma tean, jah. Või püsi asjad meeles. Ma panen selle USi idee. Panen sinna trade room'i ka. Tudum, tudum, tudum. Või mis? Absoluutselt õige. Ma üritan Instagrami story'd teha, aga ma pole nii ammu teinud, et teen neid nii fucking halvasti. Silver näitab päris tugevat jõudu selles alas, kus praegu kuld nagu bounce'i sai. Tundub justkui nagu Silver läheks läbi sellest. Vaadates seda viimast tunni aja küünat vähemalt. Aga ju paistab. Ja kuld hoiab ka 5 minuti peale struktuuri, kus potentsiaalselt võib praegu hakata ülespoole minema. Et ühesõnaga lihtsalt olge ettevaatlikud. Aga kullal on päris palju imbalance alasid nagu allpool, mida täita. Selles mõttes tahaks veits nagu allpool ikka näha, et saaks mingi premium entry. Saul, jah.
jah, no me oleme hetkel lihtsalt siukses kohas, kus kui siit üldse mingi tehing tuleb, siis siit tuleb sel tehing. Nagu normaalne. Aga kui ei tule jah, siis ta lihtsalt läheb edasi ja teebki mingi lihtsalt higher high meil ära ja siis saab edasi vaadata alles. Sealt paid võtta jah, on küll nagu siuke veits lollus. Nojah, ma ei tea, selles mõttes mingi väikestel timeframe'idel võib-olla saab kaasa hüpata, vaata. Aga no ma isiklikult niimoodi ei treidi siin. Jaa. Mulle meeldib catchida neid veive. Täpselt nii. Et jah, kuld on aus. Eurost on ka aus, kui ta mängib või mängib, sisuliselt ei olegi vahet tegelikult. Juba on hea nädalalt selles mõttes, arvestades neid tingimusi. Aga midagi nii crazy't pole nüüd küll siiamaani olnud, jah? Ei ole. Tahaks tegelikult nagu ma selles mõttes väga ootan, et kui see reaalselt see presidendi valimine ära on, teatatakse, kes võitis, ma tahaks näha seda litakat. Et nagu selles mõttes ma olen nagu heas mõttes ärevil. Aga ei, midagi siukest, midagi meeletut pole juhtunud. Bitcoin 14,500 või? Päris crazy. Nice. Congrats, Kevin, ilus pai ilmselt. Kevin, ostad Bitcoini või? Ta midagi saab. Jah, kuradi 13,650 oli esimene, siis ma hüppasin uuesti peale 14,000 algus. Take profit on 15,000 või? No praegu küll, jah. Ja see on aus. Aga ma lasen midagi veel sisse nagu jätta. Niisama sealt alt nagu me ei tea kunagi, vaata. Kindlasti ta tekitab inimestele FOMO nüüd, hakkab peale tulema neid retailerid ja siis on see, kui pootakse üles nad. Üli aus jutt mees. Uus kõige madalam sisseostu koht peaks olema 7,000 kuskile. Vaata täpselt see küünal on löönud kõik välja. Seal vahel on väike imbalance. Ja see on see koht, kus siis kunagi, ma arvan, võib oodata uut paid. Siis vaata, kus ta eelnevalt on, sai reaktsiooni. Praegu ma vaatan 10 000, aga 7,000 tahaks EOS discounted. No 50% dropi ma ei ole veel mitme aasta jooksul näinud. Ma olen siin 3,000, 4,000 pipi dropi näinud nagu siis põhimõtteliselt Halloweeni ja siis peale seda mingi detsembri keskajal tuleb normaalne see bullish run jälle sisse ja all time high ja sealt edasi. Noh, kõik hüpoteetiline, me teame. Aus, jah. See on päris hea ju. Monthly't vaadata, siis tegelikult reaalselt esimene koht, kus kaasa läheks, saaks siit. See on ikkagi well played nagu selles mõttes, see, mis siin toimus, kuidas me oleme ära manipuleerinud. Oli ka weekly peal oli päris nagu ilus koht. Ja samuti, kui balansis see price action on tegelikult nagu, kui me vaatame seda charti. Ma jälgin tegelikult ühte venda YouTube'is ka, nagu kes Bybitis treidib seal minimaalselt 2 miljoni, kui siis ma olen näinud laivis ka 8 miljoniga. Tubli. Ja ta tegi mingi oma indikaatori, pani mingi 3 indikaatorist kokku nagu ühe ja siis timib sellega. Seda saab osta ja päris rets ikka selles mõttes nagu Bitcoin 20K-d varsti. Ma arvan aasta lõpuks 20K-d. No siin 17 000 peal on väga kena target. Väga reaalne, jah. Kui jõuludeks. 280. See on väga reaalne target. Pole üli ammu Bitcoini trading ka nagu metatrade'is, mis lihtsalt saab holdida. Just enam tahtsin öelda tegelikult, et äkki teeks mingi, ma ei tea, krüptonurga või? Kes on huvitatud, kes tahab, kes mitte või on liiga palju siis neid gruppe või?
ei ole absoluutselt mitte. Võib teha Rakett Power krüptonurk, kuradi, ma ongi korras, noh. Ja eraldi krüpto nagu teema võiks olla küll. Sest et meil on tegelikult need inimesed küll, aga... No aga aus, vähemalt te ütlete, siis me teeme. Aus, davai. Ja need, kes rohkem initsiatiivi näitavad, need võivadki rohkem postitada ja oma arvamust avaldada. Ja aga me peaksime mingi krüptomentori või teil on mingi juba või? Picasso vist on ülihea või? No ja IML-is Picasso jah, ta ka vist. Väga aus jah. Ma olen vaatanud, ma jälgin nagu siin selles Telegramis Picasso gruppi, no eelmine kuu neil oli, mu arust neil oli 0 kaotust, ma ei mäleta mitu võitu, kes oli mingi 11 võitu äkki või siuke.